meie enda ja Eesti mure on ka see, et kui me vaatame Eesti pagulasnumbreid või rahvusvahelise kaitse taotlemise numbreid, siis eelmiseks aastaks oli see tõusnud 147-ni ja eilse päeva seisuga on esitatud meile juba 81 taotlust, kellest suurem osa, 34 on tulnud Ukrainast, 10 Süüriast, 8 Palestiina okupeeritud aladelt, 8 Sudaanist ja niimoodi edasi. Nii et selles mõttes ka meie enda juba praegu siia saabunud põgenike numbrid on kasvanud 10 aastaga kuskil 10-kordseks. Sellega tuleb samamoodi arvestada ja neid sõnumeid loomulikult me ka Euroopa Komisjoniga suheldes edasi anname. Aitäh. Märt Sults, palun. Aitäh, juhataja. Härra minister, loodame kogu hingest, et see sundkvooditamine ei tule ja et meil jätkuks mõistust ja tarkust otsust vastu võtta, aga koos selle sündmusega tulevad ka sisse mõisted uusimmigrandid ja koos uusimmigrantidega peale täiskasvanute tulevad ka lapsed. Tähendab, et ma tean seda, et Eestis ei ole peale Tallinna Kunstigümnaasiumi uusimmigrantide koolitamise metoodikaid ja seda on Tallinna Kunstigümnaasiumis tehtud juba 5 aastat. Ja nüüd ma küsin, et kas teie selle kvoodi, kui see sundkvoot tuleb, kas te olete näinud ette hariduslike erivajaduste finantseerimist ja rahastamist sellest samast artiklist ja sellest samast reast? Aitäh. No veel kord, et ootaks selle ettepaneku ära ja siis saaks võib-olla hakata mingisuguseid seisukohti kujundama, aga mis puudutab inimeste kohanemist asukoha riigis, siis Eestil on olemas samamoodi kohanemisprogramm, mis käsitleb siis tõesti inimeste Eestisse vastuvõtmise aitamist ja loomulikult see hakkab pihta sellest, et kui inimene tuleb piiri peal taotleb rahvusvahelist kaitset, siis kogu see ajajada hakkab kulgema sellest, et ta kõigepealt kui ta on rahumeelne ja seaduse kuulekas, siis ta paigutatakse vastuvõtukeskusesse. Seal meil on vastuvõtukeskuses juba ülerahvastatus. Meil on 35 kohta vastuvõtukeskuses. Hetkel on seal sees 82 inimest. Ja sealt hakkab see protsess kulgema kuni siis sinnamaani välja, et kui inimene saab rahvusvahelise kaitse või kui terve perekond saab rahvusvahelise kaitse, siis kohanemisprogrammi kaudu, mis on osaliselt rahastatud ka Euroopa Liidu vahenditest, on võimalik inimesele anda keeleõpet, on võimalik inimesele anda kutseoskusi koostöös Töötukassaga ja võimalusel loomulikult peaks inimene leidma endale töökoha ja elukoha, kui ta on saanud rahvusvahelise kaitse. Nii et, ja kui ta ei ole saanud rahvusvahelist kaitset, siis antakse talle aeg riigist lahkumiseks. Nii et see on see protsess ja selle protsessi käigus loomulikult püütakse arvestada kõiki asjaolusid sinnamaani välja, et perekonnal on ka väikesed lapsed ja nad vajavad siin haridust. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse